Tere, minu nimi on Heidi Kaupo, olen Eesti Mereakadeemia 3. kursuse tudeng ja tutvustan teile laevade arengut ning olulisemaid laevade mõõtmeid. Foiniiklased olid antiigal rahvas Vahemere idarannikul, Foiniikias. See on tänapäeva Liibanoni, Süüria ja Iisraeli alad. Foiniiklane, kelle nimi oli Sanguinaton, on 4000 aastat tagasi üles märkinud juhtumi, mis aitab mõista, kuidas inimene julges üldse vetele minna. Selles jutustuses on öeldud: Tüüruse metsa kohal raadutses kõueilm, välgust avatuna sültisid või lõhestusid paljud puud. Kabuhirmul haaras kohalik mees oosjust ühe tüve, laasis okstest, klammerdus tugevasti tüve külge ja riskis end esimesena voogudesse heita. Tüvi pidas koormusele vastu, kuid oli siiski väga kergesti ümber minev. 2 kokku seotud puutüve aga enam ei keerelnud. Niimoodi võiski olla leitatud parv. Üleminek 2 mitmele üksteise külge kinnitatud palgile ei nõudnud enam kuigi suurt leidlikkust. Esimeseks tehisveesõidukiks tulebki pidada parve. On hämmastav, kui varasel ajal see tegelikult juba toimus. Enamasti kõneldakse meresõidu 6000 aastasest ajaloost, kuid tegelikult kasutas inimene toidu otsimise ja kauguste vallutamise vahendina juba tunduvalt varem parve, ehkki see algselt võis olla vaid laasimata ehk okstega puutüvi. Igivanad jõuallikad on tuul ja inimese enda jõud. Nii aelust kui ka purdjast veel vanemad on laia labaga mõla ja tõuketeivas. Liikuva mõla toimib vahetult ka juhtimisseadmena, kuid võrreldes jõukuluga on aelu jõudlus ajamina suurem. Pööret tekitav leiutis laeva ehituses tehti 2500 aasta eest Liibanoni alamil. Ühes raskesti ligipääsetavas Liibanoni orus seisab 400 igivanast seegrist koosnev salu. Puude aastarõngastest võib järeldada, et need veteranid ajasid esimesi võrseid ajal, mil orud nende vahetus ümbrusest veel Vana-Süüria laeva ehitajate kirvelöökidest kajasid. Nood laevameistrid said juba püsikindlamaid veesõidukeid ehitada, sest Liibanoni seeder, mille metsad kunagi rannikuni ulatusid, andis neile küllaldaselt hulgal pikka puitu. Vajadus ka tormilainetusele vastu panna eeldas konstruktsiooni tugevust. Pingutusreis, mille egiptlased olid vööri ja ahtri vahele tõmmanud, et laevakere katkimist vältida, osutus nüüd tarbetuks, sest toona ja nimelt veel enne foiniiklasi olid Vana-Süüria kabliidid teinud laevaehituses pööret tekitava leiutise, esmakordselt ehitanud ujukikere kiilule ja kaartele. Kiil on laeva pikitala kogu laeva pikkuse ulatuses, kaared pannakse kõiki laevale, need annavad laeva kuju. Tähtsamate laevatüüpide arengust. Umbes 40 000 aastat enne meie aega kasutati parve ja ruhti kõikjal. Nende jõuseadeks olid lihased ja tuul. Umbes 10 000 aastat enne meie aega võeti kasutusele ujuppaat ja katamaraan, mille jõuseadeks olid lihasejõud ja puri. Katamaraan on selline 2-kereline veesõiduk. Umbes 1000 aastat enne meie aega, kuni 500 aastat meie aja järgi, kasutati laialdaselt kiiluga kaubalaeva. Galeeri, mille jõuseadeks olid lihasejõud ja puri. Galeer on selline purjede abil puidust sõjalaev, millel oli 1-2 ladina purjedega masti ja enamasti 16-32 paari ühes reas paiknevat aegu. Pikkus oli sellel laeval kuni 15 meetrit ja 5-9 meest kasutasid aere. Umbes 800-1200 aastat tagasi olid laialt levinud viikingilaevad, eriti Põhja-Euroopas, mille jõuseadeks olid lihasejõud ja puri. Umbes 10. sajand võeti kasutusele kalass, suurem ja kõrgem, tavaliselt 3-mastiline sõjalaev, jõuseadeks puri. Umbes 12-16. sajandil hakati ehitama laeva, mida nimetati kogeks. See on 1- või 2-mastiline purjelaeva tüüp, kasutusel nii kauba kui ka sõjalaevana. Jõuseadeks oli ka sellel puri. 16-17. sajand võis näha karavelli 2- või 3-mastilist ning kõrge tagaosaga laeva Euroopas.
Ka selle seadeks oli puri. 18. sajandil levisid laialdaselt flöit ja fregatt, mille jõuseadmeteks olid purjed. Flöiti projekteerimisel peeti silmas võimalikult suurt kandevõimet. Pardad olid ülalpool veeliini kumerad, võimaldamaks suuremat lastiruumi. Tekk oli suhteliselt kitsas, ahter ümaras. Laeva pikkus oli kuni 45 meetrit ja laius 4,5–6 meetrit. Flöiti võeti esmakordselt kasutusele rooliratas. Fregatt on kolmemastiline raapurjedega kuni 60 suurtükiga kiire sõjalaev, peamiselt luuramiseks, ka mereröövlite ja orjakaupmeeste jälitamiseks. 19. sajandil levis klipper, see on kiire ja vähemalt kolmemastiline purjelaev, jõuseadeks puri ning ratasaurik, aurulaev või siis jõelaev, jõuseadeks aurumasin ja puri. 20. sajandil hakkasid arenema reisilaev, kaubalainer, puistlastilaev, naftatanker, vedelgaasitanker, spetsiaal-, katse- ja sõjalaevad, täiskonteinerlaev, lihtrilaev, püügi- ja töötlemislaev, jõuseadeks erinevad auruturbiin, diiselmootor, gaasiturbiin ja tuumareaktor. Võrreldes tänapäevaga on laeva ehituses palju muutunud. Puit tegi oma ujuvuse tõttu laevasõidu võimalikuks, kuid teras, kergmetallid ja sünteetilised materjalid on ajapikku puidu välja tõrjunud. Pealegi ei saa puidust ehitatud laev teatud pikkust ületada. 60–80 meetri pikkune puitlaev muutub küürakaks, sest laeva välisosa ei suuda lainetusest tulevatele pingetele küllaldaselt vastu panna. Loomulikult kannatavad selle tõttu ka laeva tugevus ja kandejõud. Sel põhjusel kadus puitmaterjal eelkõige laevakerest, kuid säilis tekkidel ja sisustuses. Seal peeti puitu asendamatuks, seni kui rohkenevad laevatulekahjud sundisid tulekindlad ehitusmaterjali otsima. Siin tuli appi keemiatööstus. Laevaehituses kasutatavatest materjalidest moodustavad sünteetilised ained järjest suureneva osa. Nendest valmistatakse väliskesta ja siseseite vahelist isolatsiooni ning mööbli- ja dekoratiivkangaid. Möödas on need ajad, mil merehädalised võisid klammerduda ujuvate puitseinte või mastide külge. Isegi mastid on nüüd terasest. Enam ei tehti suuri laevaosasid eraldi, et neid siis hiljem kokku panna. Tänapäeval tehakse kõiki töid ühtlaselt. Ujuvus. Laevanduses on väga oluline Archimedese seadus, mis ütleb, igale vedelikus või gaasis asetsevale kehale mõjub üleslükke jõud, mis on võrdne selle keha poolt välja tõrjutud vedeliku või gaasi kaaluga. Ehk siis igale vees ujuvale kehale mõjub üleslükke ehk ujuvusjõud, mis on võrdne selle keha poolt välja tõrjutud veemassiga. Ujuvus on laeva omadus püsida veepinnal suurima lubatud koormusega kavandatud veeliini tasandil ehk süvisel. Ehk siis ujuvus näitab, kui palju lasti võib laeval olla, ehk kui sügaval võib laev olla, et ta vee peal püsiks. Piltlikult koondub täiskoormusega laevamass vertikaalselt alla suunatud gravitatsioonijõuga. G laeva massi keskmesse ja ujuvuskeskmesse rakendub suunaga vertikaalselt üles ujuvusjõud B. Kirjeldatud jõud asuvad laeva tasakaalu asendis ühel vertikaalil ja on võrdsed. G on võrdne B korda gamma, kus siis G on paadimass ehk siis gravitatsioonijõud, gamma on vee tihedus. Magedal veel on see tavaliselt 1 tonni kuupmeetri kohta ja mereveel 1,025 tonni kuupmeetri kohta. Ja B on ujuva laeva veealuse kere maht. Ujuvuse saavutamiseks peab laeva kere veealune osa, selle maht, olema võrdne vee hulga mahuga, mida surub välja laeva kere veealune osa. Näiteks, kui laeva veealune osa on 2000 kuupmeetrit, siis laeva kere veealune osa surub välja 2 tonni vett. Püstuvus. Püstuvus on laeva omadus tasakaalustada kallutavaid välisjõude ja taastada laeva tasakaal nende jõudude mõju lakkamisel. Ehk siis, kui laev näiteks laine mõjul ühele poole kaldub, siis peab ta laine mõju lakkamisel taas õigesse asendisse tagasi ennast ajama. Käsitletakse eraldi piki ja põiki püsivust.
ohutuse suhtes olulisem on põiki püsivus. Selleks, et laev paremini vee peal püsiks, paigutatakse rasked seadmed ja varustus, sisemootor, kütuse ja tarbeveemahutid, akud, ankrud ja nii edasi võimalikult põhja lähedale. Libisel või kukkuv lahtine varustus, ka laeva vedelkütus ja vesimahutites ning jääteki vähendavad püstuvust. Esimesel joonisel on laev stabiilne ehk väikese kaldumise korral ei juhtu midagi. Teise pildi puhul on aga laev kõrgemal veepinnast, tema veealune osa on väiksem ja tal on suurem oht ümber minna. Kolmandal juhul on raskused allapoole toodud ja laev püsib paremini paigal. Laevu saab liigitada erinevalt. Jõuseadme tüübi järgi eristatakse näiteks auru ja diiselmootoriga laevu. Aurulaevad liiguvad aurumasina toimel. Diiselmootoriga laevad liiguvad tänu diiselmootorile, aga nii nagu paljud autodki. Vahe on selles, et laevamootorid on palju suuremad ja võimsamad. Vees liikumise põhimõtte järgi eristatakse näiteks veepinnal ujuvad, näiteks rensilaevad, hõljuklaevad. Hõljuklaevu kasutab piirivalve, näiteks talvel õhukese jää peal liikumiseks, ja allveelaevu, mida kasutati väga laialdaselt sõja ajal. Kerede arvu järgi ühe- ja mitmekerelisteks, katamaraan ja triimaraan. Liikuma paneva jõu järgi liigitatakse laevad järgmiselt. Iseliikuv laevad, millised liiguvad mehaaniliste või siis aatome jõuseadmete ehk siis mootorite abil. Purjelaevad, millised liiguvad tuulejõul ning aerulaevad, millised liiguvad aerudega sõudmise abil. Pukseeritavad laevad ehk praamid ja pargad, neid veetakse või tõugatakse teiste laevade või puksiiride poolt. Praamid võivad olla ka iseliikuv laevad. Pikemalt peatuksin purjelaevadele. Purjestuse järgi jagunevad purjelaevad kahte põhirühma, raapurjestusega ja pikipurjestusega purjekad. Kusjuures nii raapurjestus kui ka pikipurjestus võivad olla kas osaline või täielik. Samal ajal võib kohata ka teisi purjelaevade tüüpe, mis oma mastide ja purjede kombineeritud paigutusega ülaltoodud purjeka põhitüüpide hulka ei kuulu. Mõnedest purjelaevadest siis lähemalt. Raapuri ehk täispuri on risti laevakere kaasetsev. Raa keskosaga masti või selle esiküljele kinnitatud ja raa külge kinnitatud nelinurkne puri. Ladinapuri. Ladina keeles tähendab latin vahemerd, ehk siis võiks öelda, et see on ka Vahemere puri. See on kitsas kolmnurkne pikipuri, mis on kinnitatud ülemise ääre klossiga ikka, võib-olla isegi pikema kui laev, niinimetatud ladina raa külge. Raa vööripoolne ots on tõmmatud tugevalt alla vööri otsa juurde. Raa on kinnitatud masti külge umbes 1/3 tema pikkuse kaugusel osast. Raa ahtripoolne ots on tõstetud mastist kõrgemale ja võib ulatuda ahtri taha. Ta võib olla tõmmatud isegi looka. Lühike mast on ettepoole kaldu. Ladinapuri omapära on see, et tema kasutamisel tuule poolt tekitatud aerodünaamilise jõu üks koostisosa on suunatud üles, vähendades sellega vööri vajumise lainesse. Ladinapurje negatiivseks küljeks on võimatus seilata otse vastu tuult. Kahvelpuri on nelinurkne pikipuri, mis on kinnitatud oma alumise ääre poomliigiga poomi külge, ülemise ääre kahliliigiga kahli ja eesmine äär mastiliik on pikimasti. Kahvel, mis on kinnitatud masti külge kahvlipandi abil, võib olla kas tõstetav või paiknev. Kuna kahvli kõrguse muutumisega muutub ka kahvelpurje pindala, siis nimetatakse kahvli tõstmist purje juurde võtmiseks. Kahvelpurje seatakse tuulde poomi suuna muutmisega laeva piki tasandist parema või vasaku parda poole. Huaaripuri ehk siis kuterpuri on kolmnurkne pikipuri, sarnane kahvelpurjega, mille poomi ja kahvli asemel on üks kahvel. Huaaripurje mastiliigi alumine osa on kinnitatud masti külge, ülemine osa kahvli külge. Kahvel kinnitub kahe nahaga voolterdatud rõnga külge, mis on pandud ümber masti ja liiguvad vabalt piki masti.
Lüügerpuri, see on nelinurkne pikipuri, mis on kinnitatud pikki laeva asetseva niinimetatud lüügerraa külge. Lüügerpuri sarnaneb kahvelpurjega, kuid selle eeslik on eespool masti. Lüügerraa, mille abil lüügerpuri üles tõstetakse, on ettepoole kaldu. Selle pikkus on 2/3 lüügerpuri jalgliigist ja kinnitustropp masti külge asub 1/4 pikkusest eesliigi ja ahtriliigi vahel. Priitpuri, see on nelinurkne põik või pikipuri. Bermudapuri on kolmnurkne, pikendatud ees- ja mastiliigiga pikipuri. Bermudapuri alaliik on kinnitatud poomi külge. Mastiliik on kinnitatud ümber masti paigutatud rõngaste külge. Selline kinnitusviis lubab purje üles tõsta või koristada, ilma et puri mastist eemalduks. Laeva liikuma panevad jõud on väga erinevad. Olgu selleks siis laeva mootor, mis paneb siis liikuma ise liikuvad laevad, pukseeritav laev, ehk siis see, mida aitab teine laev teda lükates või siis tõmmates, aerulaev, kus peamiseks jõuks ongi aerude poolt tekitatavad jõud, ning purjelaev, mis töötavad tänu tuule mõjule. Tänan teid kuulamast ja jõudu tööle!